Ütleme niimoodi, et ei saa öelda, et ma nagu naudin seda rolli, et kindlasti ei ole mitte see, et advokaadi elukutse ongi see, et lõpuks ma leidsin nüüd selle, mida ma olen kogu elu otsinud. Et ei, ta on töö nagu ikka ja ma alati teen ka natuke seda nalja, et ega ta ei erine väga palju klassikaline advokaadi töö, näiteks prokuröri või kohtuniku tööst, et minu päev näeb ka välja niimoodi, et ma lähen hommikul tööle, võtan kaasuse ja seaduse lahti ja hakkan seda lahendama sisuliselt ja ega ma ei rakenda oma õigusteadusi kuidagi teistmoodi kui varasemates ametites. Samas õiguselukutsete vaheline liikumine on minu arust nagu väga mõistlik. See tegelikult annab väga palju sellist perspektiivi kogu õigussüsteemile juurde ja ta aitab natuke välja tulla ka sellest võib-olla kaeviku sõjast, et alati näidatakse teise poole peale, et mis teine pool teeb nagu valesti. Et kui sa oled mõlemal pool nagu olnud, et siis sa tegelikult saad aru, et mõlemal poolel võivad olla täiesti reaalsed ja mõistlikud probleemid, mida tuleks tegelikult koos lahendada. Ja teine, mis on, ja see isegi ei puuduta minu kui juristi karjääri, et see võib-olla puudutab mind natuke ennast, et loodetavasti tänapäeval ikkagi juba keskmine eluiga on nii pikk, et inimene suudab elus tegeleda võib-olla mitme karjääri ülesehitamisega ja kindlasti see advokaati elukutse ja vahepeal Justiitsministeeriumi kantsleri elukutse, ta on mu maailmapilti avardanud, et mu maailm on avaram selles mõttes ja kindlasti advokaadi elukutse, mis on prokuröriga võrreldes, eriti seda tööd, mis mina teen erinev, on see, et prokuröri käes on ikkagi paraku ainult karistusseadustik ja kriminaalmenetluse seadustik. Ja nendega ta siis reguleerib nii palju, kui ta reguleerida saab neid kaasuseid. Advokaadi käes on see klaver, kus ta saab mängida, on tunduvalt suurem ja see strateegilised valikud, mis aeg-ajalt tuleb kliendi abiks teha, on hoopis suurem. Näiteks kas esitada kuriteokaebus politseisse, minna hoopis tsiviilkohtusse või on mingid muud võimalused. Ehk siis ka seal see töödiapasoon ja erinevad menetlused on tegelikult tunduvalt laiemad. Et minu maailmapilti on see advokaadi elukutse väga tuntuvalt avardanud. Kuidas te vaatate tagasi oma juristi teekonnale, et kas on midagi sellist, mis jäi tegemata või saite alati võtta neid valikuid, mis te tahtsite? No ütleme niimoodi, oleks juba kurta, et kindlasti ma saades nii noored peaprokuröriks, et mingis mõttes ikkagi mängisid ka seal rolli need asjad, et ma olin õigel ajal õiges kohas, et see kõik ei sõltunud sellest, et ma mingi tohutu geenius oleks olnud, et ma nii hästi endast ei arva. Ja kindlasti eks midagi jäi ka tegemata ja eks ka peaprokuröri elukutsega vaadata neid suuri protsesse, et eks seal oli ka selliseid raskeid momente. Aga tagantjärgi vaadates mul on pigem soe nostalgia selle prokuratuuri aja kohta, aga ta on selles mõttes, et see on läbi. Et see ei ole mitte see, et ma mõtlen, et see oli mul parim aeg ja saaks ometi sinna kunagi tagasi lapsepõlve maale mängima uuesti. Et see oli tore aeg, aga see oli üks eluperiood minu elus ja see on nüüd läbi.